So, olete valmis? All right. Huvitav asi, kui me räägime palvest nõnda niiviisi ja samuti ka üldse see presence või see osadus, Jumala osadus, see on koht, kus meie oleme määratud olema. Palve ka, samamoodi, me oleme määratud olema valvurid palves ja meid nõutakse, et me oleme valvurid palves. Mitte ainult nii-öelda eestpalvetajad, see on nende rida. Ei, see on kõik. Kui sa oled päästetud, sa oled palvetaja. Ja see tähendab rohkem kui ainult palud minu ja Miku eest ja meie 4 last ja kõik. Ja ongi kõik. Ja nagu, et see on, kus lepingulise suhted saavad ehitatud. See on ütleme nagu, how do you say, it's like entry level covenant love. See on, kus see peab algama. See peab algama sellises kohas. So see ei ole lihtsalt üks selline luksasi mõnedele inimestele. See on üks koht. Ja see on huvitav asi, ma lihtsalt hakkasin mõtlema kohtade peal, nii see Piibel räägib ilmutusraamatus, et see kogudus, jälle Efesuse kogudus, nii tugev, kui ta ei olnud, nii osav kirjas, kui ta ka ei olnud, ta kaotas oma esiarmastuse. Jumal ütles, parandage meelt, sest kui mitte, te kaotate, see küünlajalg sümboolselt oligi nende kogudus, see vaimne koht ja mõju vaimusfääris, et te kaotate selle kohad, see küünlajalg kaotab oma koha. Ja tänapäeval seal on paljud kogudusi, kes algasid hästi, aga nad on kaotanud selle vaimse mõju, mis neil endiselt oli, sellepärast, et nad ei säilitanud üks teatud koht Jumala ees ja selle tõttu nagu see koht nagu vajus ära või sai ära võetud. Ilmutusraamatus räägibki 7 tähest, need inglid, kes kaitsvad seda kogudust või tegelikult võib olla see koguduse juht ka, see nagu 2 tähendust. Et seal on nagu mõned isegi tähtkujud, nagu ma ei tea, mis see Pleiades on. Kas keegi teab aru, mis ta on eesti keeles? No ta on üks kuulsam täht. Ma ei räägi astroloogia tähtkuu, ma räägin astronoomia tähtkuu. So, how about Orion? Kütt. Ja. Aga see on huvitav, sellepärast kui sa vaatad esmalt võib-olla Juuda kirja siin, lähme just enne ilmutusraamatut, Juuda 13, ja see ütleb siis nii, salm 10. See terve tekst siin räägib inimestest, kes on nii loomulikkuse sfääris, et nad pilkavad vaimseid asju, vaimseid olendid, on need englid, deemonid, poha. See on nagu see saduseri vaim, see on üks väga tõsine uskmatus vaim. Pariseerid uskusid üleloomulikesse, nad uskusid inglitesse ja kõik muu ülestõusmisesse, aga saduseerid nagu võib-olla nende järglased haldavad väga palju teoloogilisi institutsioone tänapäeval, kus nad ei usu üleloomulikesse, nad ei usu, et Jumal võib imesid teha, nad ei usu kõik see, ja siis ka vaimsed olendid nagu nende meelest nagu oleks fantaasias. So siin ütleb salm 10, kui need pilkavad seda, millest nad midagi ei tea, aga millest nad loomu poolt, kui mõistmatumad elajad aru saavad, selles nad saadavad endid hukka. Häda neile, et nad on läinud Kaini teed ja on andunud Biliami pettuse tasu eest ja Korahi kombel vastu hakkamisega on läinud hukka. Ja kui sa vaatad need mehed, Kain tappis oma venna sellepärast, et ta oli kade. Biliam, ta oli selline väga libesel. Ta kogu aeg üritas veenata rahasid välja, kuigi see oli isegi nagu vaimsete teenuste eest nii-öelda, nagu see oli kuidagi väga huvitav. Ta motiivid oli täielikult sassis omadega. Ja siis Korah oli üks tõsine mässaja. Mässas üldse juhtkonnastruktuuri vastu ja kogu aeg seal oli mingi asi ja ta tõstis väga suure pahanduse Iisraeli keskel. Nemad on teie armusööma aegadel mustuse laigud, kes kartmatud ühes pidutsevad iseendid numates. Märka selliseid asju, sest et sa näed, mõned iseloomujooned kurjuse sfääris, nad lähevad nagu kokku. See räägib ka paljud rikkad inimesed, nad nuumavad ennast veristuse päevast, nagu ütleb Jakobuse kiri. Nüüd see ei tähenda, et rikas on automaatselt, et inimene on nagu halb Jumala ees. Mõni inimene elab Jumala südame järgi ja ta on ka rikas. Väga palju rikkad, nad on nagu rohkem enda kabades sees, nad ei ole kuulsad. Rikkad inimesed üldiselt ei ole kuulsad, et nad on suured Jumala armastajad. Ja oligi juba Jeesuse ajal ka, rääkis noore mehele, kes oli hästi rikas, ütles, et noormees nagu kuidagi nagu küsis, et nagu tahaks teada, et mis ma pean tegema ka, et järgida sind. Aga Jeesus nägi ridade vahelt, ta nägi, et see noormees oli tegelikult oma päris füüsilisest elust nii kinni ja ta oli selle ori ja ta ei suutnud sellest lahti saada. Ja Jeesus tabas läbi selle, ütleme nagu selle fassaadi ja otse lasi ühe küsimuse või mis ta ütles, otse selle süda probleemi juurde ütles niiviisi, et müü, mis sul on, järgi mind. Võib-olla, nii see on huvitav asi, sellepärast, et igaüks tema käest ei ole küsitud just seda. Solomoni käest küsite, mida sa tahad, ma annan sulle. Siin Jeesus ütles rikkale mehele, et müü ära ja järgi mind. Nüüd huvitav asi on see, et kui Jeesus ütleb midagi säärast kellelegi, see on ainult seda või sellepärast, et suurendada inimest. Otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigsust ja kõik teised asjad antakse teile pealegi.
see kogudus, kus ma lähen varsti jutlustama Indianapolises, küsis oma koguduse käest just hiljuti, küsis, et mis on Jumala riik? No, actually, küsis niiviisi, et kui paljud teist otsivad Jumala riiki? Kõik käed läksid püsti. Kui palju otsivad Jumala riiki esikohal? Kõik käed olid püsti. Uhkelt püsti. Ja siis küsis, et kui palju teist teate, mis Jumala riik on? Ja siis jäi väga vaikseks. No, siia sinna natukene ja kuidagi vastus jäi väga ähmaseks ja siis ta ütles niiviisi, et kuidas sa saad otsida enim kui kõik ja esmalt Jumala riiki, kui sa ei saa aru, mis ta on. Ja see on väga hea küsimus. Nüüd ma arvan, et me oleme natukene, kas me oleme targemad siin? All right, okay. Igatahes. So, siin on huvitav asi, sest et siin on mõned sarnased jooned. Kurjuse sfääris sa näed, asjad nagu lähevad kokku väga sageli. Üks inimene ütles niiviisi, et kui sa näed suitsu, seal on ilmselt tuli. See on päris loogiline. Aga mõned patud kuidagi kalduvad minema kokku. Mõned tendentsid kalduvad minema kokku. Ja kui sa vaatad Piiblist, sa näed sellist asja. Sellepärast vaata, kui sa räägid ühe inimesega, sul ei ole vaja isegi tarkuse sõna. Sa tead täpselt, et tal on see ja see probleem. Ja keegi küsib, kuidas sa tead, kas sul oli üks tarkuse või tunnetuse sõna? Ei olnud. Sa lihtsalt tead, et sa elad niiviisi, sa teed niiviisi, sul on see probleem, järelikult sul on ka see ja see. Ja sa lihtsalt tead. Miks? Piibel ütleb. Piibel näitab. See on igiaegadest, need asjad lähevad väga sageli kokku, mõned asjad. Aga siin see ütleb nii, et iseendid nuumates, nad on tuulte aetavad veeta pilved, sügised viljatu puud, kahekordselt surnud. See tähendab, et nii mitte ainult vaimselt, aga ka, ma ei seleta kõik seda praegu. Igatahes, ja siis juurtega välja kistud, metsikud merelained, mis vahutavad välja oma häbi. See on väga, väga huvitav väljend kõik, mis on. Ja siis ütleb niiviisi eksitajad tähed. Või üks tõlge kreeka keeles tegelikult ütleb niiviisi rohkem uitajad tähed. Ühesõnaga, üks täht, mis ei ole hoidnud oma koha. Piibel ütleb niiviisi, see ei ole midagi hirmsamat, ja siis see nimetab erinevad asjad. Ja siis see räägib ka üks naine, kes ei ole armastatud. Abielunaine, kes ei ole armastatud. Või üks mees, kes lahkub oma kohast, oma kodust. Ta lihtsalt uitab ringi niiviisi. Seal on kohad määratud sinu ja minu jaoks. Seal on üks koht, mis puudutab abielu, seal on üks koht, mis puudutab kogudus, seal on üks koht, mis puudutab Jumala ees, seal on üks koht, mis puudutab ka palve ja osadus Jumala ees. Ja need asjad me peame kaitsma ja väga tõsiselt kaitsma. Halleluuja. So, Piibel ütles isegi kui maailm, kui patt tuli maailma, isegi see maailm sai paigast ära nihutud. Ja kuidas see täpselt toimub, see oleks huvitav aru saada. Ja siis Jesaja 13, seal on üks sarnane asi. Nüüd, lähme korraks edasi selle mõttega siin praegu. Saatan tahab nässu ajada jumalik kord. Ta tahaks su suhted sässa ajada, ta tahaks, et abielud kõik riidu, nagu ajada, kus see mees ja naine, kes peaksid olema parimad sõbrad, vaatamata mis veel kui mees ja naine, et nad peaksid olema lähedasemad ja parimad sõbrad oma vahel. Et kuidagi viisi see ei toimi. Ja kodu on konflikti koht ja mitte üks armastuse ja rahu oaas. Siis jälle, see koht, mis Jumal tahab anda, kus iganes Jumala valitsus tuleb kohale, see määrab ja loob ühe koha, kus Jumala omadused saavad õitseda ja kord on majas. Kord on nagu peabki olema. So ütleme niiviisi, et kus see läheb tuksi või nagu kuidagi tasakaalust paigast ära, siis seal on väga palju probleemi abielus, lapsed kasvavad üles sellises miljöös ka. Ja siin on huvitav asi, me peame väga palju tähelepanu. Lapsevanemad sageli õpetavad oma lapsi. Tänapäeval nad sedagi ei tee eriti väga palju. Aga me peame oma eeskujuga ja see miljöö, mis me how would you say, we model a keskkond.
me kujundame või üks näidiskeskkond, et see, no nii tuleb elada. Ja sageli lapsed ikkagi, nad lõpuks, kui nad kasvavad üles, et nad teevad, mis sina teed ja mitte seda, mis sa õpetad. Ja üldiselt on niiviisi. Ja see on väga tähtis ka, sellepärast, et see on kergem voolida ja vormida noort last, kui see on, et parandada ja remontida täiskasvanud meest. Sellepärast me peame väga hoolsalt treenima oma noori, palvetama nende eest, külvama nendesse, pidama lugu neist. Need noored on varsti teismelised, need teismelised on varsti juhid siin linnas, saad aru? Ja aeg läheb nii ruttu, so sa pead vaatama neid asju. So, all right. So saatan tahab ajada asjad tuksi ja paigast ära. Ja me rääkisime varem niiviisi, et seal on asjad, mis ilmuvad esmalt vaimusfääris. Ja ma mõtlen praegu, mis öelda esmalt selle kohta. Näiteks, halleluuja. Paneme selle asja niiviisi. Üks koht, mis meil on Jumala ees, on üks koht, kus meie edastame tema riiki, kuhu me läheme. Me otsime esmalt tema riiki. See tähendab, et me otsime, mis tema riik, need omadused, need väärtused, et tema tahe saaks loodud maa peal, et meie pere saaks olema Jumala riigi moodi, et meie elu on Jumala riigi moodi, et nagu on taevas, on ka meie elu, seesama kord, seesama asjalikkus, laiskus ei kuulu sinna. Amen. See on huvitav. So, kõik need asjad, seal on üks asjalikkus, mis on määratud olema. Ja kõik selline asi, see on väga-väga tähtis. Ja siis see kord peab olema siis ka koguduses. Ja ma tänan Jumalat, et see kogudus on üldiselt, nagu siin on hea kord olemas. See asi, mis, ütleme nagu ma räägin, ütleme nagu konflikti puuduse mõttes niiviisi. No, kus iganes inimesed on, seal on kogu aeg potentsiaalsed konfliktid ja soetalt kildkonnad ja erinevad asjad, siuksed. Aga see on huvitav asi. Üks inimene ütles niiviisi, et mul meeldib Jumala riigi töö, aga mulle ei meeldi inimesed. Ma mõtlesin, et appakene nagu, mis asja? Aga see on huvitav sellepärast, et Jumala riigi töö sisaldab ja ongi inimeste ehitamine. Saad aru, eelkõigest need, kes on sinu lähedasemad. Ehitad oma abikaasat, ehitad oma last. Halleluuja. Mul on lihtsalt, ma vaatan Simkat siin, nagu mul on nii, see iga päev, see toob mul nii palju rõõmu, mõistes ja mõeldes, et need aastad, mis on investeeritud ja sellest on kasvanud üks sõprus ja näen, mis asjalikkusega ta järgib Jumalat. Ja mõtled, et wow, et seal ei ole mingit hinda, mis on nagu liiga palju, et näha seda. On ju? Ja meie saame suhtuda samamoodi ükskõik, kes need on meie koguduses. See ei ole piiratud ainult meie füüsiline perekond. Ja kui ma räägin meie kogudus, Jumala riik on palju laiem kui meie kogudus. Ütleme, meil on üks väga sügav ja hea koostöö, näiteks pastor Rünno ja Kelly seal ja nende kogudus ja pastor Jaanus ja Kai ja need on üks sügav hea koostöö. Me väga hindame igat pidi neid kui isikud ja ka nende kogudust. Aga siin, ütleme nagu, kui me teeme ükskõik kellele Kristuse ihus isegi, me läheme laiemale veel, me teeme otse kui Jeesusele. Aga nüüd, üks asi ma tahan ütelda selle kohta, see koht jälle on üks koht, kus sa pead meelevalda võtma. Sa pead paluma. Lapsevanem, kes ei võta meelevalda kodus, see meelevald ikkagi võetakse. Aga siis kellegi poolt, kellel ei ole see meelevald Jumalast antud. Laps ise võib kaaperdada terve maja, on pea peal, et laps valitseb. Ja vanem muud kui lihtsalt abrogeerib oma vastutuses ja ütleb, laps ise teab, mis ta tahab või laps ise teab, mis mina tahan ka, laps annab kõik paika, eks ole, nagu mõned majad on sedasi, eks ole. Loomamaailm on samamoodi niiviisi, kui sa ei pane asjad paika loomaga, loom, ütleme nagu, see ei ole väga, see ei ole loomadest, me ei räägi siin praegu.
Aga kuratiga on selline asi ka. Me peame meelevald võtma asjade üle, mis tulevad meie vastu, mis ei ole õiged. Kõik, mis ei ole Jumala riigi kohased, selle vastu me peame tulema Jumala sõnaga ja mitte passiivselt. Üks kord, seal on see vana lugu, niiviisi Smith Wigglesworth, seal üks koer jookses õuest välja niiviisi ühe naiste rahva järgi, niiviisi, kes pidi bussi peale minemaks. Ja siis see buss tuli ja see naine ütles, et ma ei tea, mis see koera nimi oli näiteks, mis on üks tüüpine Eesti nimi siis? Muki? No Muki, hea Muki, mine nüüd Muki, mine nüüd ära, mine Muki. Ja Muki, ja Muki lihtsalt saba käib ja järgib, kus iganes Muki oleks bussis ka kohe. Iga sekund hüppab Muki bussi. Ja lõpuks see naine mõtleb, et ma ei saa tööl niiviisi minna, nii see Muki! Ja koer pani minema. Trampis maad ja tegi niiviisi näpuga ja Muki pani jooksu. Ja Smith Wigglesworth ta oli nii põnevel üle selle asja. Vana mees, vana jutlustaja ütles, et täpselt niiviisi pead kuratiga ka tegema. Ütles kohe väljuste välja inimestele niiviisi. Aga see on huvitav sellepärast, et ongi meie peame võtma meelevalda. Kui meie ei võta selle, siis võetakse selle meie käest. See tegelikult on väga sarnane. Sellepärast see koha võtmine, ta ei ole selline passiivne asi. Äkki see koht lihtsalt kukub mulle ja et äkki kõik laabub ja Jumal teab ja Jumal on troonil ja äkki kõik kukub. Ei, see ei lähe niiviisi. Jumal on küll troonil, aga see ei tähenda, et asjad automaatselt läheb. Muidu Jeesus oleks raisanud oma sõnu, öeldes, et paluge nõnda, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu. See oleks mõttetu palve, kui see automaatselt toimub. Kas te olete siin? Meil on vaja võtta seda asja ja nagu sa tead oma aiamaaga või peenarv, mis iganes sul on niiviisi, et need asjad, kui sa ei tee mitte midagi, kui sa võtad passiivse asendi, siis asjad lähevad võimalikult mitte selles suunas, mida sa tahad näha. Roosid automaatselt ei kasva. Seal tuleb üks kollane elukas selle asemel, mis sa ei taha näha. Ja see kimp siukseid võililli ei meelita kedagi niikuinii. Ta ei ole ilus ja kuidagi, isegi kui värv on ilus, ta ei ole ilus. Seal on midagi sisuliselt, see on võilill ometigi. Sa ei taha seda näha. Sa pead midagi ette võtma. Nüüd see on huvitav asi, sellepärast, et asjad, nüüd, kui me räägime, et asjad jõuavad vaimusfääris kohale ennem, las ma toon üks selline hea näide ka. Kas see on kunagi toimunud kellegile, et sul on üks selline kuidagi nägutav, mingi kripeldav tunne, et kuidagi viisi, et seal on midagi värk on lahti tööl, bossiga või mingi konkreetse isikuga. Ja sa mõtled, et ei ole põhjust muretseda või mõelda, sellepärast, et kõik on ülimalt hästi olnud. Aga kuidagi viisi sa ärkad üles jälle, see kuidagi kripeldab, kuidagi nagu mure tekib. Vaata, sa leiad isegi ennast mõtlemas, et kui ma oleks sealt vallandatud, kuhu ma läheks. Lihtsalt lambist tuleb sellised nagu veidrid mõtted. Sul meeldib see töökoht, kõik on hästi, suhted on hästi, mis pärast. Ja kuidagi viisi vaikselt, natukene sealt tuleb sellised nagu rahuta mõtted ja kuidagi, kas keegi on kunagi tulnud sellist asja kunagi ja siis hiljem alles selgumas, et see oli see tunne. See on tulnud paljudele siin, eks ole. Miks? Miks sa ennem teadsid, sellepärast, et vaimus see juba höljus. Ja sina, saad aru, sina oled vaimne olend. Elad küll ihus, aga sina oled vaimne olend. See tähendab, kui sa paned tähele, mis sinu sees toimub, sul on üks väga täpne radar, mis saab, kui sa harid seda ja toidad enda vaimu rohkem kui su kõhtu, siis see radar võib minna väga tundelikuks, sa lihtsalt tabad, su haistmine, sa tead kaugelt ette, kui seal on mingi kala mingis asjas, mingis olukorras, mingis inimeses, mingis situatsioonis, sa juba tead ette. Ja ma olen avastanud aasta jooksul niiviisi, et kui sellised asjad tulevad ja sa ei tee mitte midagi, siis hiljem mingi plahvatus, mingi asi, siis sa mõtled appekene, see oli see, mis ma tundsin ja nii ongi. Aga siis on juba jama lahti, siis kuidas seda lappida ja kuidas seda parandada ja kuidas sellest välja pääseda, vaata ei ole võimalik isegi.
Aga kui tegeled selle olukorraga, vahel sa isegi näed, mis oleks toimunud või peaaegu toimus, aga ei toimunud, sellepärast, et Jumal päästis selle olukorra ära ja ma saad, halleluuja, et ma panin tähele, mis mu vaimus oli. Sa oled siin. Sellepärast valvake oma vaimu, oma südant rohkem kui enam muud, sest et sellest lähtub eluallikad. Meie ei saa lubada endale selline elustiil, kus me nuumame ennast kõige eluga väljast poolt Jumalat. Ja Jumal saab raasukesed ja siis arvestades kuidagi viisi, et kõik on okei. Tulevikus see on isegi võimatu niiviisi elada, sellepärast, et sisuliselt see ongi abielu rikkumine vaimselt. See on nagu üks, või kuidas ütelda, idolatry. Ebajumala kummardus. See on mingi asi, mis on Jumalast sama pulga peal või kõrgem. So, need asjad, ja Jeesus tuleb tagasi ühe pruudi järgi, ilma kortsuta, ilma laiguta. So Jumal tahab meid tuua sellise kohta, kus me oleme nagu need neitsid, kes on pühendunud, kes on andunud Jumalale täiesti. Ja me peame aru saama, et see on väga-väga tähtis koht. Nüüd, see on huvitav, aga asjad ka vaimusfääris, nad tulevad ilmseks vahetevahel mõned asjad. Me tuleme tagasi, me lõpetame võib-olla rääkides midagi võib-olla positiivse kallakuga enda suhtes, aga me peame mõistma, mis on toimumas ümberringi. Sest et kui me ei tee mitte midagi, siis see, mida sa ei taha näha, see on see, mis parakult ilmub. Nüüd, kirja oma piiblites korraks 1. Timoteose 2. peatüki. Nüüd, sageli me jagame seda palvekoosolekutel, vanasti hästi palju rohkem. Laias laastus, see on üks enim kõige ignoreeritum kirjakoht Piiblis. Seal on palju neid tegelikult, aga see on üks nendest. Ja see ütleb siis niiviisi 1. Timoteos 2:1 ja edasi. Ma manitsen siis nüüd kõigepealt tegema palveid, palvusi, eestpalveid, tänupalveid kõigi inimeste eest. Keegi küsib, et kuidas sa saad seda teha? Ma ei tunne neid kõiki. Okei, hea küsimus. Kuidas sa siis seda teed? Kuidas sa palud kõigi inimeste eest? Seal on 2 viisi. Üks on, sa palud nii üldiselt. 3 viisi. Sa palud nii üldiselt, et isa ma tegelikult on ikkagi 2 viisi. Sa palud üldiselt, et Jumal läkitaks töötegijaid kõikide inimeste juurde. Jeesus ütles niiviisi, Matteus 9, et paluge lõikuse issand, et ta läkitaks töötegijaid oma põldudele. Sa võid siis järelikult paluda, et issand läkitaks töötegijaid sinu onule, sinu tädile, su emale, su õele. On osa sellest lõikusest, kas ei ole? Aga, et me ei piirdu sellega, et me ütleme, läkita siis töötegijaid Raplamaale, Pärnumaale, Kagu-Eestisse, Kirde-Eestisse, kõik igal, ja mitte ainult Eestisse, saada nad kus iganes kõik. Ja teine asi on ka keeltes, et paluda kõigi inimeste eest. Ja inimeste eest, kuningate ja kõigi ülemate eest. See on huvitav, kuningate ja kõigi ülemate eest. Harva toimub. Meie koguduses on see mingi regulaarsusega toimus võib-olla, aga ma ei usu, ma arvan, et meil on vaja upgrade'ida, meil on vaja tõsta selle tase kõrgemale, sellepärast, et mõni asi muidu vastasel juhul, mõni asi poliitiliselt läheb käest ära. Ja nii kaugele käest ära, et see on raske tagasi tuua ilma ja me saame oma naha peal tunda siis teatud liiki tagakiusu, mis tegelikult tuleb enneaegselt, sellepärast, et kogudus ei teinud oma palve mandaadi. Nad ei seisnud, kus nad oleks pidanud seisma. Toon üks selline, lihtsalt räägime natukene sellest, kui me vaatame Piiblit, me näeme siis, et seal saab olema lõppude lõpuks üks maailma valitsus, üks maailmakord, üks maailmavalitsus. Ja et see toimuks, siis individual nation states, lihtsalt üksikriigid. Nad peavad kaotama oma võimu kõige selle sees niiviisi ja see protsess
peab algama sageli sellega, et inimesed, nad saavad ümber haritud, kus nad näevad, et on vaja ümber defineerima, mis see tähendab, et olla eestlane, mis see tähendab, et olla prantslane. Me ei otsi lihtsalt, et oleks üks hea õnnistatud Eestimaa, me mõtleme selle terviku peale ja me tahame sulanduda ja kuidagi sisse mahtuda selle üldise globaalse küla ja kõige selle mondialismi asja sisse. Me tahame sobitada kenasti ja hästi ja oleme siis ja tehtakse sellist asja niiviisi, et see kuidagi on nagu unreasonable. How do you say unreasonable? Nagu ebamõistlik, et oleme mõistvad ja mõistlikud inimesed ja mõtleme, me ei saa tagasi see Eesti, mis meil on olnud ja nii edasi. Nüüd on 21 sajand ja nüüd see Eesti paistab teistmoodi. Ja nii on üks ümber defineerimine, mis see Eesti on ja mis ta ei tohi olla. Mis ta peaks olema, mis ta ei tohi olla. Tegelikult see on huvitav, sest isegi see arvamusfestival, mis toimus, et see põhilava säilitati just selleks asjaks. Ja ma ei tea, kas inimesed just sai aru, mis oli toimumas selle koha pealt. See oli super festival, ma arvan, et seda peaks jällegi toimuma. Selle eest tuleb paluda. Potentsiaal on suur, see fun element on suur, kohvik läks suurepäraselt hästi ja üldiselt on see väga hea asi riigile. Aga lihtsalt üks mõni point, mis ma arvan, et tuleks öelda, sellepärast, et need asjad meil on vaja palvetada, sest et mõni asi on võib-olla lähedasem, kui me arvame. Ja siis see on huvitav, kui ma rääkisin niiviisi, et seal on üks Euroopa tasandil ja see toimub ka mujal maailmas. See on tegelikult globaalne asi toimub praegu, kus vähendatakse see rõhuase erinevate riikide, erinevuste, kultuuride ja mis iganes. Nad lasevad su jätta, nagu nad ei võta su lipu ära. Nad ei võta meie lipu ära siin Eestis. Nad ei võta iga kultuuriline element ära. Aga ikkagi on maalitud selline pilt niiviisi, et tähtsam on, et olla üks tubli eurooplane ja mõelda kui üks eurooplane selle tervikuga, kui meie kui eestlased siin. Nüüd, sa mõtled, et mis see point on? Räägime edasi. Sellepärast, et see on huvitav, sest nõukogude ajal. Kas te teate võib-olla parem kui mina, peaksite, et üks taktika, mis toimus niiviisi, et how do you say they watered down the ethnic populations by sending in a lot of the, let's say Russians into the väiksemad, kuidas ütelda seda? Lahjendasid. See ütleme nagu Lätis näiteks oli see võib-olla karmim, see lätlaste arv sai lahjendatud rohkem, et tõmbasid nagu mõned jutumärkides olulised lätlased välja võib-olla isegi ja saatsid nagu rohkem teistest rahvustest, vene rahvust, kus iganes. Ja see ei ole nüüd vene võrreldes Eesti võrreldes, me ei räägi, sest et ütleme nagu kõik rahvused on kallid ja tähtsad. Siin on see huvitav asi, sest et seal festivalis ka niiviisi üks asi ma ütlesin niiviisi, et ma arvan, et seal on palju võita, kui seal on üks selline kultuuriline risttolmlemine oma vahel niiviisi. Need eestlased, kes lähevad välja, kogevad, saavad, toovad tagasi midagi, need, kes tulevad sisse, panustavad, Aga siin on üks natukene teist laadi asi toimumas, kui mis lihtsalt paistis ja tegelikult nõukogude ajal see tehti nagu vägisi. Tänapäeval on sellised jutuajamised, kus me võime nagu avastada koos, et see on ainuke mõistlik lahendus, et avada oma uksed nagu täiesti ja mingit piiri eriti panna niiviisi, et niikuinii me peame sulama kõigega ja me ei saa, ja enamus see on selle nagu raha asjade pärast niiviisi, et meil oleks nagu mugavam rahaliselt ja muidu on liiga raske vastasel juurde. Nüüd, sa mõtled, et mis moodi see puudutab meid? Sa mõtled niiviisi, et mida me saame teha, väike Eesti, kaua me saame hoida see kõik see värk väljas? Meie saame hoida kõik välja nii kaua, kui me oleme usinad ja me saame töö tehtud. Kui õhtu hiljem käes oleme ja me saame vahepeal kõik tehtud, mis on vaja teha, me saame ütelda halleluuja. Me tegime, mis oli
tead, kui lõpp tuleb, aga praegu ma ei taha, et midagi tule enneaegselt. Teine Thessalonika 2 ütleb niiviisi, see räägib antikristusest, kusjuures. Väga, sest vaatavahel sa ei kujuta ette, seal on mõned, kes on seisnud ja kostnud, sellistest asjadest rääkinud publikus ja see on pidev, nende perekonna, nende elu on ähvardatud lakkamatult hommikust õhtuni. See asi on nii karm. Ja seal, ütleme ja on vaja paluda inimeste eest, kellel on mõistust ja suhtuvad hästi, et nad ei karda. Sest kes ei ole seebitud rahaga, ta kardab. Ja kes ei karda, ta on seebitud. See on 2 asja töötavad ühes koos praegu. See on üks hirmus olukord. Ja miks ma räägin seda, on sellepärast, et see on meie maailm, kus me elame. Ja nagu ma rääkisin, kui seal on midagi tunneb mädasti, see mäda esmalt on õrnalt tunda ja siis see tuleb hiljem suurema laksuga. Me peame olema kained ja palvetama, et tegelema nende olukordade eest. Ja kui meie ei palu oma riigi ülemate eest ja oma riigi eest ja oma maakonna ülemate eest ja linna ülemate eest, siis me oleme ise süüdi. Vot selles on asi. All right. So ma rääkisin sõdurist. Sõduril ei ole see luksus, et lihtsalt... Is abrogate a word in Estonian? Abrogate, ma ei tea, nagu proovin uut. Loobuda omast kohast. Tal ei ole see luksus, et tal ei ole see võime või lubadus, et ta lihtsalt tahan olla tööl täna ja homme riviridilli ma ei tule. Ja sõdur peab olema, kus tema on kutsutud olema. Ja meie oleme kutsutud olema Jumala osaduses ja viima see osadus oma palve ja meelevalla kaudu, et mõjutada perekondi, kogudusi, meie kogudust, meie riiki ja veel. See on üks seminar, me ei jõu sellest kõigest rääkida. Aga me peame võib-olla lihtsalt üks teine aeg, me lihtsalt lisame midagi sellele kõigele. Üks teine asi on ka, et kõik sellised, what's hate crimes and hate speech? Mis ta on eesti keeles? Vihakõne, jah. Vaat see seadus on väga ohtlik, sellepärast, et selle seadusega tõmmaks lõpuks kõik koguduse suud kinni, kes alluvad seadusele. Ja see on väga ohtlik ja see on tõsiselt ohtlik. Ja see on võib-olla suurim üksikoht koguduste vastu siiamaani. See ei ole, et keegi gei on seal preester seal kuskil niiviisi. Kui nad võtavad gei vastu preestriks, siis... Kas ma olen veel video peal? Kuule, ma ei ole, I'm not going to be the lemmik flavor of the month after this. Oleneb, kuhu see satub, see video. Sa tead täpselt, kus saata selle siis. Ja. Ei, sa võid seda redigeerida nii, nagu sa näed tark. Sest et saad aru, me ei ole kellegi vastu. Aga samas see on üks tase, üks ränk tase Jumala enda sõna vastu, mis on tõsine. Selle kohta on tõsine. Aga need inimesed, kes võtavad neid vastu oma nagu usulahtu või mis iganes niiviisi, et nad on võib-olla see kõlab sellest. Aga vot see seadus on siis tähtis. Ühesõnaga juba tehtakse, praegu ta ei ole seadusloome nii jäigalt paigas, aga praegu on juba see ei ole poliitiline korrektne nii-öelda. Ta on juba kultuuriliselt illegaalne, et öelda teatud liiki asju, sest see kõlab nagu sa oled teiste rahvuste vastus, kõlab nagu, ja lõpuks, kui sa ütled, parandad meelt ja keegi saab trauma, et jälle seal tuleb mingisugune, seal on ähvardused, lähevad nii mitmes suunas. Põhja-Ameerikas ähvardavad keegi kohtu viia, lihtsalt sellepärast, et sa tekkisid trauma, et sa avasid oma suu, ütles, et sul on vaja päästetud saada. Saad aru, et sa mõtled apikene, kas need toimuvad? Sellised asjad toimuvad. Ma ütlen, et kõige selle vastu meil on vaja paluda, et Jumala tahe toimuks ja midagi ei läheks hapuks enneaegselt. Oled siin? Niikaua kui me elame ja hingame, see on enneaegne. Teine Thessalonika 2.
Aga me palume teid, vennad, meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemise ja meie kokkusaamise pärast temaga, et te ei annaks endid niipea kõigutada sinna ja tänna eemale õigest meelest ega heidutada ei vaimu läbi ega sõna läbi või kirja läbi, otse kui oleks see meie lähetatud, nagu peaks Issanda päev olema käes. Ärgu ükski teid petku mingil kombel, sest see päev ei tule mitte enne, kui on tulnud ärataganemine ja saanud avalikuks ülekohtu inimene, hukatuse poeg, kes paneb vastu ja tõstab enese üle kõige, mida nimetatakse Jumalaks või Jumala teenistuseks, nii et ta istub Jumala templisse ja ütleb enese olevat Jumala. See on humanismi, how do you say, the ultimate, quintessential humanism. See on, ütleme, nagu humanismi täislohkav. Ütleme, see on täisõitseng, et inimene seisab ja sellepärast see number isegi, mis ilmutusraamatus ütleb, 666. 666 ei ole kurati number. 666, Piibel ise ütleb, see on inimese number. Miks? Sellepärast humanism on see terve ideoloogia, mille najal kurat paneb kõik asjad paika ja mille najal ta tahab seadused, judeokristlikud väärtused, kõik muuta ja pea peale tõsta. Sellepärast on ümberdefineerimise mitte ainult, et mis riik peaks välja nägema X aja tagant, vaid mis moodustab perekonda. On see Adam ja Eva või see võiks ka olla Adam ja Geena, eks ole? Oled sa siin? Aga need asjad on väga-väga tähtsad, sellepärast, et sellega ma ei seleta, kuhu see läheb, aga need asjad on kõik osa sellest tervest paketist. Me ei saa takistada, et see pimedus läheb pimedamaks lõpu ajal, aga me saame kindlaks teha ja kindlustada, et meie saame teha, mis Jumal on kutsunud meid tegema, ilma et midagi takistaks meid enneaegselt. Kas te mõistate? Väga vaikne siin sees. Sa mõtled niiviisi, et kas meie suudame seda kõik teha? Jaa. Mitte lihtsalt meie kogudus. Meil on vaja paluda, et Jumal ärataks üles palvetajaid, eespalvetajaid. See peaks olema meie igapäeva karje Jumala ees. Issand, läkita töötegijaid, just nimelt palvetajaid, eespalvetajad, kes paluksid riigi ülemate eest, maakonna, linna ülemate eest, kes paluks riigi eest, kes paluks Euroopa ees, sest see on nüüd meie mänguväli ka. See ei ole lihtsalt, et me oleme ainult eestlased, me oleme eurooplased nüüd tänu sellele, et me oleme Euroopa Liidu osa. Aga me saame meelevalla ka paluda niiviisi. Mingil määral on kõik see vedur ja kõik see asi, mis on plaanitud ja mis te kuulsite, kui John tuli siia aastaid tagasi ja rääkis kõik sellest, nagu, mis prohvetlikult see kõik tähendab. See on mingil moel takistatud majanduslike probleemidega. Aga Jumal võib visata igasugused mutrivõtid selle käigukasti niiviisi, et see asi ei arene edasi, nii nagu kurat tahab, et see areneb edasi. Kas te olete siin? Ja sellisel viisil ka, kus meie, kui Jumala rahvas, me saame ikkagi tõusta ja särada, vaatamata, mis toimub ümberringi. No ma ütlesin sulle natukene teistmoodi täna. On see okei? See on okei. Okei. All right. Kuskil ma pean rongist maha hüppama siin. All right. Lähme korraks, vaatame lihtsalt mõni kirjakoht veel, just enne kui me lõpetame siin täna. Daniel 10, lähme sinna. Üheskoos. Teie, kes ei olnud siin, kui ma viimat korda jagasin, mis ta oli 3 nädalat tagasi, kes mäletab? Midagi nii. See viimane kord, kui ma olin siin, ma jagasin ühe jutluse ja kes ei olnud siin, te peate selle kätte saama, sest et see läheb sellega tegelikult mõnes mõttes päris kokku. Ja kuigi see teema oli teine, see on nagu omavahel, nad haakuvad olulises kohas. Daniel 10.
Ja võib-olla esmalt see on huvitav, me kogu aeg ei haki selliseid asju lahti, kui me räägime Danielist, siis me läheme nii ruttu üle. Aga kui sa vaatad siin 9. salm või 9. peatükk, see ütleb Darjevese Ahasverose poja, kes oli meedlaste soost ja oli saanud kaldialaste kuningriigi kuningaks esimesel aastal, tema valitsuse esimesel aastal, mina Daniel panin raamatuist tähele aastate arvu, mis prohvet Jeremiale tulnud Jehova sõna järele pidi täide minema Jeruusalemma varemeisust oleku kohta. Oi, ma jätsin ühte asja tegemata. Hoiame koos siin. Me oleme teises Thessalonikas ja ma jätsin see põhiosa ütlemata. Hoiame koos seal Danielis. Aga me jõudsime siis salm 5, 2. Thessalonika 2:5 ja see ütleb siis, eks te mäleta, et ma seda teile ütlesin, kui olin alles teie juures. Ja nüüd te teate, mis takistab teda saamast avalikuks omal ajal. Omal ajal. Avalikuks saama omal ajal. Omal ajal tähendab mitte enneaegselt. Sest et ma olen teiste juhtidega rääkinud ka, ma olen ise rääkinud seda päris kaua juba ka niiviisi, et mõned asjad poliitiliselt on palju kaugemal ees. Nad on see taandareng või see rada, see on palju kaugemale jõudnud, kui Kristuse ihu on selles rajas, kus meie peame olema. Me ei ole nii kaugele jõudnud. Me oleme omas kohast veel, me ei ole sammu pidanud. Poliitiline olukord on rohkem advanced, kuidas ütelda niiviisi. See on lihtsalt arenenud halvas mõttes rohkem, kui kogudus on heas mõttes arenenud. Ja see on väga ohtlik nüüd. Sellepärast see aeg on. Sellepärast sinu elu on ka raskemaks läinud viimastel aastatel. Ma ütlen sulle. Su elu on raskemaks läinud sellepärast, et see palvetase on kahanenud. Laias laastus. Üksikud, kes teie seas, kes meie seas siin oleme, üksikud te olete väga tublid olnud. Olge veel edasi tublid. See on kõik fantast. Aga ma ütlen, laias laastus palve on kahanenud Kristuse ihus. Ja sina ja mina me tunneme seda. Me saame aru, et elu ei ole nii kerge enam. Plus siis, et kui pimedus läheb pimedamaks, see tähendab, et see läbida seda võtab rohkem energiat. Selle võrra meil on vaja lähedamal Jumalale olla. Meil on vaja rohkem Jumala käest saada, et me ei vaju kokku pimedal ajal. See on väga tähtis aeg praegu. See on ääretult tähtis. Kujutad ette, me oleme just viimaste päevade, viimase faasi sissejuhatuses. Ja ometigi me saame midagi veel teha. Me ei ole jõudnud päris rääkida lõpuaegades siin. Me saaksime, aga meil oleks vaja 3 päeva veel. Oleksime siin 3 päeva hommikul veel rääkimas. So kuskil me peame leidma aega või sellest tuleb kirjutada või mis iganes ja mõned, igatahes. Lähme edasi ja siis loeme siin, see ütleb nii, salm 7, sest ülekohtu saladus on juba mõjumas. Vaat siin on see vaim on juba aktiivne, nagu ütleb esimene Johannese kiri. See on juba aktiivne, see vaim on olemas, antikristuse vaim juba tegutseb. Aga see ütleb siin, ainult peab enne vahetult kõrvaldatama see, kes teda siiamaani takistab ja siis saab avalikuks ülekohtune, kes issand Jeesus hävitab oma suuvaimuga ja kellele ta teeb otsa oma tulemise ilmumisega, kelle tulemine sünnib saatana võimu mõjustusel igasuguses valeväes ja valdunahtedega ja vale imetegudega ja igasuguse ülekohtu pettuses neile, kes hukka lähevad. Miks? Sellepärast, et nad ei võtnud vastu tõe armastust. Nüüd vaata, see läheb veel kaineks panemaks siin, vaata, nad ei võtnud vastu tõe armastust, et nad oleksid võinud pääseda ja sellepärast Jumal läkitab neile vägeva eksituse, et nad hakkavad uskuma valet ja mõistetaks hukka kõik need, kes ei ole uskunud tõde, vaid kellel on olnud hea meel ülekohtust. Ühesõnaga, need, kes ei armasta tõde, Jumal lihtsalt sead nende ette sellise teekonna, kus nad lihtsalt komistavad ja ongi kõik. Sellepärast, et nad siiralt ei tahtnud tõde.
Keegi ei saa 1-0 Jumalale teha. Keegi ei saa mängida Jumalale ja ma teen nii, teen naa ja vingeridan kuidagi viisi surmavoodis või vingeridan tagasi tema juurde. See ei toimu niiviisi. Sellepärast, kui sa tunnistad kellelegi, kui sa näed, et sul on keegi, kes suguvõsas, kes kuidagi mängib Jumala armuga seda, sa võid ütelda niiviisi temale väga julgelt, et sa võid praegu mõelda niiviisi, aga kui Jumal laseb sus lahti, sina ei jõuagi tagasi sinna elu sees enam. So ära mängi Jumalaga selles mõttes. See on väga tähtis. Ja vot selline keel ongi Apostlikude raamatus. See ei ole meelitus, on rohkem sellised hoiatused. Jeesuse sõnus ka samamoodi, sellepärast me peame teadma. Aga me peame ka targad olema, sest et kui Jeesus ei hoiatanud, ei ähvardanud inimesi, kes olid siired, ei ole kunagi kuuldud midagi. Keegi küsib, et millal oli Jeesus karm, millal oli Jeesus väga, ta oli ülimalt leebe, isegi leebem, kui oleks isegi oodatud teatud inimestega. Aga mis see vahe oli? Üks kontingent, nad olid eneseõiged. Nad olid silmakirjalikud. Nad mängisid ühte asjadega, oli teist. Jeesus oli karm nendega. Aga need, kes lihtsalt ei teadnud, olgugi, et nad olid isegi sügavas patu sees, aga nad lihtsalt ei teadnud. Rohkem sinisilmselt. Mitte sihilikult, kõveralt, kalkuleeritult Jumala vastu. Lihtsalt olid, mis nad olid. Jeesus oli ülimalt leebe neile. Aga siis ta ütles, et said nüüd terveks, aga ära tee nüüd enam patu. Olete siin? See on väga huvitav. Uurime, mis Jeesus ütles. Uurime, mismoodi jüngrid Apostlikude raamatus päriselt rääkisid inimestega, sest see on muster. See on antud meile. See ei ole, kogemata keegi ütleb, see on 21. sajand, ajad on teised. Ajad on kogu aeg muutumas, aga Jumala sõna ei muutu. Need standardid on igiaegsed ja need on ka kaasaegsed ja need on isegi they're hypermodern. Need jõuavad isegi meist ette. Sest inimvajadus on ikkagi nagu ta on ja Jumala sõna ei muutu. Nüüd, Daniel 10, Daniel 9. Me näeme siin, et aga Daniel, me näeme siin, et see esimene kord ta ise uuris. Nüüd märka. Me mõtleme, et Daniel ainult palus ja ootas, et midagi tuli temale. Midagi tuli. Et mingi ilmutus, kuidas paluda. Mingi asi tuli. Ei olnud niiviisi. Ingel tuli küll hiljem ja ilmutus tuli küll hiljem, aga see algas, nagu see algas Nehemia puhul, kus ta küsis olulisi küsimusi. Nehemia küsis selle meeste käest, kes just saabusid tagasi Jeruusalemmast. Danieli puhul ta küsis küsimuse selle näol, et ta otsis Jumalat, otsides tema püha kirja. Ta uuris raamatut, ta vaatas, mis Jumal ütles rahvuste riikide asjade kohta, mis puutus Iisraeli. Ta uuris ja vaatas ja uuris ja selle alusel ta palus. Tänapäeval väga harva on kristlased, kes uurivad kirjadest, mida me võiksime strateegiliselt paluda. Avame oma suu natukene, paneme keeltes natukene, nagu lülitad mingi masin sisse, lülitad selle 20 minuti pärast välja, ongi tehtud, läheme ära ja ma ei räägi keelte vastu, keeled on ääretult tähtis, aga kui see on lõdvalt käsitletud, siis ta ei toodagi seda, mis ta peaks tootma ka. Sest et Jumala vaim vahepeal saab kurvastatud. Ja kui tema saab kurvastatud, siis kõige selle keelte ja palumise käigul sa ei saa seda infi, mis sul on vaja. Sa ei saa ilmutust ega selgust ega juhtimist, mis sa tegelikult peakski saama keset sellist laadi palvet. Ja vot see on juba tõsine. Me vajame Jumalat. Me vajame tema tarkust. Me vajame teda meelsasti ja meile heitlikult vajame teda oma iga eluala kohta. Ja Daniel, see ütleb siis Salm 2, et ta pani raamatuist tähele aastate arvu. Ta hakkas uurima ja väga sügavalt uurima neid erinevaid asju niiviisi. Ja nagu me näeme Danieli puhul niiviisi, see on erinevatel aegadel nagu räägitud ka niiviisi, kus ingel tõi selle asja esile niiviisi, kus ta andis oma südant. Ja siis see on huvitav, sest et see kohe peale selle
See ütleb, ja Salm 3, ja ma pöörasin oma näo issanda Jumala poole, otsides teda. Otsides teda. See on huvitav, kas ta leiab tõelisi Jumala otsijaid täna, nagu Daniel oli? No, mu elu on nii palju asju teha. Ja, ma saan aru, meil kõigil on, igalühel on, ja vanasti neil olid ei internet, ei mobla, ei autod ja 12 tundi päevas tööpäev, saarel, ma ei tea, kuidas mandril, aga nad kündasid põlde, naised tegid seda üksi, ma ei tea, kuidas mandril ka kindlasti, võib-olla ma ei tea, kas nad tegid seda siin saartel, iga naine oli härg. Muidu ta polnud hea naine. Ja ometigi, kõige meie kaasaegse tehnikaga me peame nagu rohkem sassi peas, sellepärast, et see ajasurve, mis on kaasaegses elus, see paneb meid nagu how would you say, like clamps. Clamps, need on nagu gripid, clamps? Klemmid, ja, on. Nagu klemmide vahel. Ja see paneb survet, et vaat sul pea käib ringi, sul on nii palju teha ja sa mõtled, kus otsast ma algan. Ja sa jääd kuidagi nagu 15 minutit lihtsalt aurab ära kohe, sellepärast, et sa oled täielikult nagu šokis, mis sa pead tegema sel päeval. Kas keegi on kunagi olnud sellises olukorras? Elu ei lähe vähem selle poole, vaid rohkem sinna poole, sellepärast, et see ajastu, milles me elame, paneb selle surve peale. Osati on vaimusfääris, osati on aktuaalne kava, mis tuleb sind ründama, sul on asju nii palju. Aga ikkagi Jeesus ütles, et see ongi see asi, mis lõpuks lämmatab see sõna ja kutse ja see Jumala seemne tootmispotentsiaal meil, kui me laseme see võimu saada enda üle. Keegi küsib, mida teha? No üks asi, mis tuleb teha, on, et me peame otsima Jumala riiki meelsasti, et jõud tuleb ja tarkus tuleb ja sellega me saame murda läbi selle surve, mis tahab siin nurka suruda. Sest me räägime täna nagu kahest erinevast nurka surumisest. Me räägime nüüd see sinu personaalses elus, enne me rääkisime see, mis poliitiliselt tahaks tulla meid kägistama kui ühiskond. Kas te olete siin? Need on aktuaalsed asjad vaimusfääris. See on nagu tere tulemast lõpuajale. Aga meie saame ikkagi väga suurel viisil, me saame luua see lõpuaeg, mis meie tahame, mis meist puudub. Ja Daniel, ta otsis. Ta pööras oma näo issanda poole, otsides teda palve ja anumisega paastudes, kotiriides ja tuhas. Nüüd, tuhka meil vaja pole. Tänapäeval Uues Testamendi ajal on tuhk jäi ära kuskil niiviisi. Keegi räägib tuhast Uues Testamendis, aga paastumine on olemas. Keegi ütleb, tead mis, kui ma olen juba nii peenike, et kui ma paastun, minust saab lihtsalt üks kriips. Ei, tegelikult ta ei saa. Sinust ei saa kriips. Sa oled võib-olla kriips praegu, aga sinu ainevahetus kuidagi kohendub natukene niiviisi, kus sa sööd vähem ja see tegelikult läheb aeglaseks selle paastuga. Sa lihtsalt mured seda asjata. Keegi see paastur, Ken, oled sa kindel? Ja, ma olen kindel. Ma olen rohkem kriipsu moodi praegu, sest ma olen vähem paastunud isegi võib-olla. Saab tunnistada, mul on vaja rohkem. Keegi küsib, millal ma paastun? Ma ütlen sulle, millal sa paastud. Ma ütlen sulle täpselt, millal sa paastud. Sa tahad teada, millal sa paastud? Ma ütlen täpselt sulle. Sul ei ole vaja ilmutust vaja sellele. Ma ütlen sulle täpselt, millal sina pead paastuma. Tahad teada? Sina paastud, kui sinu liha on saanud võimuse sinu elu üle ja sa ei suuda teda ohjeldada korralikult. Siis sinul on aeg paastuda ja võtta oma liha käsile. Ja ütled, kui sina nüüd ei palu korrale, kui sina ei käitu korralikult, saad aru, sina ei söö mitte ainult täna õhtu, sa ei söö ka homme õhtu. Ja siis, kui sa ei tule joonde omadega, siis neljapäeval sa ei saa ka toitu. Ja nii sa pead rääkima nii nagu see naine oma koeraga.
Sest saad aru, mille üle sina ei võta võimuse, see võtab võimuse üle sinu. Su liha on täpselt suke asi. Saate kõik valmis paastuma? Ai. Vahetevahel seal on sellised paastud ka, kus nagu Danieli puhul ka, ta oli 3 nädalat lihtsalt, ta loobus mingist hästi magusast asjast, mis tal meeldis, nagu see magus sai või midagi. Aga ma arvan, kaasaegses Kristuse ihus on tekkinud suke asi, et see on ainuke paast, mis inimesed tahavad. Vot anna mulle see Danieli liiki paast, sest vähemalt siis ma saan igasuguseid teisi asju süüa. Ja suhkrusai saab ära pandud, aga nüüd tema raskelt hakkab fännama sinepit ja vorsti ja erisevad asju, ta ikkagi sööb, ta ögib veel rohkem, sellepärast, et nüüd ta liha on saanud kuidagi natukene üks selline nagu lükatud ja liha ütleb, et ma näitan sulle ja siis järgmine söögiaeg saad aru, kas sa oled kunagi teinud niiviisi, sa tead, et sa pead päästma, sa ei saa süüa, su liha peaaegu läheb kuidagi tõmblema niiviisi ja siis sama õhtu sa sööd 3 korda rohkem, sellepärast, et homme sa paastud. No räägime asjadest, nagu nad on. Vot selline on sinu liha. Tere tulemast maailma. Aga me peame tegelema nende asjadega, sellepärast, sest seal on teatud liiki probleemid, eriti kui nad on kestnud mingi aeg ja kuidagi läbimurre on kuidagi viivitunud ja mingi asja pärast ei ole saavutatud. Need on ajad, kus sa pead midagi enamat tegema ja paast toob esile ühte väga tähtsat asja ka sinu vaimus. Sinu vaim võtab su elu ja kõik muud tõsisemalt. Ma ei tea, et see mõjutab Jumalat. Mõni ütleb, et see ei mõjuta üldse Jumalat. Ja see mõjutab Jumalat. Jumal konkreetselt on öelnud mitmes olukorrast, ma olen näinud su paastu. Jah, see mõjutab. Aga see ka mõjutab sind, sest sa võtad su enda palveaja tõsiselt. Eriti kui see on mingi kriisasi, mingi suur asi. Ma ei räägi tavapära, ma ei ütle, et me paastume nagu iga teisipäev või midagi. Ma ei räägi sellest, ma räägin, et seal on mingisugune olukord, sa tahad sellest läbi lõpuks saada. See on aeg võtta seda ette kuidagi tõsisemalt. Amen. Daniel tegi nii. Ja kuskil me peame lõpetama, ma ei jõua isegi ilmutuse raamatusse, see on hästi palju asju tegelikult, kus on näha väga konkreetselt, mismoodi deemonid, kui nad ei ole takistatud, mis nad üritavad teha. Aga võib-olla just enne, kui me halleluuja. Daniel raamatus 10. peatükk. Hiljem me uurime seda vaimude asja niiviisi, sa võid ise lugeda seal pärast, võib-olla täna või mingi teine päev, ja sa näed, et seal olid vaimud, mis takistasid seda ilmutust, et see ei tuleks Danielile. Ja ainult sellepärast, et ta oli järjekindel. Sellepärast Jeesus ütles, Matteus 18, ütles, et viimsel ajal, nagu see lestnaine, kes tüütas seda ülekohtust kohtuniku. Ja Jeesus ütles, et kuulge, mis ülekohtunik ütles. Kas Jumal siis ei peaks vastama äravalitule ja vagadele, kes küüavad temale ööpäevad? Aga kui inimese poeg tuleb, kas ta leiab usku maa peal? Isegi seal, see on lõpuaja teema, Jeesuse taas tulek. See liiki usk, mis on vaja, on selline püsiv, järjekindel. Ja Daniel ka, kui ta ei oleks püsinud, kui ta oleks jäänud selle asja juurde, kui ta ei oleks jäänud 3 nädalat nagu bulldog selle asja kallal niiviisi, see ilmutus võib-olla oleks tulnud. Sest kui sa loed seda teksti 10. peatükis, sa näed, et seal oli üks vaimne vürst, üks vaimne olend, mis takistas selle ilmutuse tulekut. Sa mõtled, kuidas see saab niiviisi teha? Seal on väga palju asju. Need vaimsed vürstid, need mõjutavad terved riigid. Ilmutus 16 ja me ei vaata seda praegu, aga sa näed, et need vaimud suutsid ja ka 20. peatükk ilmutusraamatus, nad suutsid kõikide maailma juhtidele pähe panna see mõte, et rünnata Iisraelit. Kes tegi seda?
Piibel ütleb konkreetselt, seal oli 3 vaimu ühes situatsioonis ja saatan oma jõukudega teises situatsioonis. Kas nad suudavad sellist asja teha? Absoluutselt, sest et nad on riikide petjad. Aga meie oma palvetega me saame seista selliste asjade vastu, me saame paluda Jumala tahet, et see võtaks selle esikoha. Kas keegi saab aamen öelda? Kiitus Jeesusele. Halleluuja. Ma mäletan üks asi, mis mõned on kuulnud John Wesley'st, Methodisti terve liikumise alustaja. Tema naine, tema nimi oli Suzanne. Ja Suzanne Wesley oli huvitav naine. Tal oli 19 last. Ütleme kõik koos, väga huvitav. ja siis, aga mis oli veel huvitav selle juures, oli, et tal oli 19 last, aga iga päev ta palvetas tund aega. Ja tema ei jäänud ühestki koosolekust ilma ega eemale laste või pere asjade pärast. Ma ütlen, päris fantastiline. Ongi. Meil ise ka, meil oli Simka ei sünd veel, aga me olime ka koguduse liikmed Tulsas. Meil oli ka. Üks oli nagu vast sündinud just, Josie, ja siis Anna oli 2. Ega me ei jäänud eemale ka koosolekutest. Me oleme kuidagi viisi, jõudsime ja me mõlemad läksime. Me oleme palvekoosolekud, me oleme tavakoosolekud. Keegi ütles, et kas laps ja rutiin. Tead mis, kõige parem rutiin lapsele on, et olla Jumala osaduses. Sest siis ta armastab seda ja tahab seda, kui ta kasvab suureks ka. Väga tähtis. See laps, kes on hoitud sellest, ta võib-olla ei tutvu sellega nii kergesti enam, sellepärast, et seal on üks uus teist laadi mall väljaspoolt Jumala tahet, mis on moodustatud või loodud talle. Halleluja. So kui tema sai 5 või 19 lapsega hakkama, ma arvan, et meie saame iga päev hakkama ka. Seda öeldes. Kuidas lõpetada? Ma arvan, et lihtsalt lõpetame. Et seisame kõik püsti. Halleluja. Halleluja. Isa, me täname siin nüüd asjade eest, mis me oleme kuulnud, asjade eest, mis sa oled vallandud meie sisse taevast. Me täname sind nende asjade eest, me austame sind ja täname sind, Isa, et me muutume usust usku, armust armu ja aust ausse. Sinu vaimu kaudu. Me täname sind, et me kasvame selle täiuse sisse. Meil ei ole vaja kuidagi viisi häbi tundma, sellepärast, et igas situatsioonis sa viid meid aina kõrgemale ja veel avaramasse kohta vaimselt. Isa, aita meid. Me silmad on sinu poole suunatud. Aita meid. Sina oled meie aitaja, sina oled meie Jumal, sina oled meie päästja. Aita meid, Issand. Halleluja. Prestoske, hajamalateja, rempensere de viasame langoria. Piibel ütleb, kui me tunnistame oma patte, tema on ustav ja õige, et anda meile andeks ja pesta meid kõigest ülekohtust. Kõigest ülekohtust. Kõigest ülekohtust, kui me tunnistame oma patte. Et ta on ustav, see tähendab, et ta tahab seda teha. Et ta on õige, see tähendab, et ta on andnud oma sõna, ta teeb seda. Aga siin saalis, siin on mitmed. Ja ma tahan sedasi teha niiviisi, et keegi pane silmad kellegi teise peale. Aga seal on asju. Kui seal on asju, mis sa ise ei ole talitanud õieti, sa ei ole elanud õieti, sa oled võib-olla midagi teinud, mis sa ei oleks pidanud tegema, või sa võib-olla isegi tänase kontekstis ka, et seal on mõned asjad, mis sa ei ole teinud, mis sa oleks pidanud tegema. Siin samas täna õhtu Jumal tahab sulle andeks anda. Ja ma ütlen sulle, ma seisan taeva ja maa ees praegu, ma ütlen, Jumal annab sulle andeks, kui sa julged tunnistada oma patte praegu ja anda selle tema kätte, ta peseb sind, mitte ainult osa ülekohtus, mitte ainult 90%, mitte ainult 95%, vaid kõigest ja annab sulle uus algus. Annab sulle täiesti uus algus, nagu valge tahvel, täiesti puhastatud, uus algus, ma ütlen sulle, uus algus, täiesti uus algus. Võta selle taevas täna, see kuulub sulle. Praegu siin samas, halleluja, kes tahab midagi Jumala käest saada. Üks asi, mis te olete teinud, mis te ei oleks pidanud. Asi, mis ei ole teinud, aga oleks pidanud.
Nii üks kui teine, kui sa tahad andeks Jumala käest, siis lihtsalt siruta oma käed taeva poole praegu. Inimesed ei vaata ringi, lihtsalt tegele endaga praegu. Halleluuja. Isa, me täname sind praegu. Me täname sind praegu. Me täname sind praegu. Isa, me täname sind praegu. Me täname sind praegu. Me tõstame oma käed sinu ees ja me ütleme, halasta meie peale. Anna meile andeks kui kogudus. Anna meile andeks kui sinu rahvas. Nii nagu Daniel palus, et paludes andeks ja Nehemia palus andeks ja nagu nii iga reformer, kes elas tollel ajal vanas testamendis, kes tegi midagi suurt, ta palus andeks ja ka uues testamendis. Isa, me palume ka ühiselt praegu, me palume, Isa, anna meile isiklikult andeks, aga anna meile ka andeks kui sinu rahvas, et me ei ole teinud, mis me oleksime pidanud tegema. Ja kui me oleme teinud seda, mis me ei tohiks. Isa, aita meid, me vaatame su poole nüüd, me hüüame su poole nüüd. Halasta meie peale. Taasta meid, tõsta meid ja ma tänan sind, Jeesus, ma tänan sind su puudutuse eest, ma tänan sind, et sa tahad reaalsemaks tuua oma osaduse meie keskele. O presta holanama lamanikahas dama harienda. O me täname sind, Jeesus, me täname sind, Jeesus, me täname sind, Jeesus, me täname sind, Jeesus. Tänu sulle su vaimu ees praegu. Me täname sind, Isa, et sa oled juba andeks andnud. Me täname sind, Isa, et sa oled juba puudutanud erinevaid siin. O, me täname sind, Jeesus. Me täname sind, Jeesus. Me täname sind, Jeesus. Suur oled sina, Issand. Sa võtad rõõmu sellest, et taastada oma rahvast. Keegi küsib, mismoodi see võiks välja näha, kui Jumal tõesti valab välja oma vaimu. Ja ma mäletan üks vend Heigine tunnistustest. Ja see on väga huvitav. Ja ma lõpetan selle lühimõttega. See on huvitav, ta ütles nii. Ta tunnistas ise sellest. See on isegi ühes tema raamatus, mis on kutsutud The Glory of the, or lint Glory of the Lord. Ma ei tea, kas see on üldse eesti keeles olemas üldse. Aga seal keegi tuli välja keeltes sõnumiga, mis sai tõlgitud. Ja seejärel üks tuul puhus läbi selle saali. Suhteliselt väike saal, nagu see koht siin, enam vähem. Ja puhus läbi selle saali. Ja see oli huvitav sellepärast, et see keelt, nagu see tõlgitsemine, see tuum, see mõttetuum oli, et me peame olema ühenduses ja ühel nõul. Ja see räägib jälle sellest protokollist, et me oleme üksteise vennad ja õed. Me peame hindama, respekteerima üksteist väga tõsiselt, paluma üksteisest. Ja kui see toimus, siis see tuul puhus läbi, igaüks kuulas seda ja igaüks tundis seda. See on täpne tsitaat, mis ta ütles. Ütles, igaüks tundis seda. Iga patune selles hoones sai päästetud, iga tagasi langenud sai taastatud, igaüks, kes ei olnud püha vaimuga ristitud, oli seal samas nüüd keeltes palvetamas. Iga haige inimene selles kojas oli terveks tehtud, iga üks nendest. See oli üks naisterahvas, kes lamas seal ühe kanderaami peal seina ääres ja nad tõid teda kiirabi ambulansiga ja ta juba kannatas 6 operatsiooni ja arstid ütlesid, et siin ei ole midagi rohkem teha, nad saatsid ta koju ja tal oli 6 kuud elada ja juba oli 4 nendest 6 kuust juba läinud. 2 oli veel järgi jäänud, tema oli selle kanderaami peal ja paistis nagu täiesti nagu surm. Täiesti nagu oleks üks laip seal kanderaami peal. Nii ära, just wasted away või kuidas lihtsalt ära, ma ei tea kus, ära wasted away, kuidas ütelda. Ja siis keegi ei palunud tema eest, keegi tegelikult isegi ei puudutanud teda. Aga kui see tuul puhus läbi, tema kargas sellest kanderaami pealt maha ja jooksis mööda seda tervet kõik vahekäigud läbi.
Ja üks naine, kes oli seal teises reas ka, lihtsalt tavaline koguduse liige, tema tunnistas ka, et tema sai päästetud ja tema oli seal ka keeltes palvetamas. Ja kui ta sai koju, ta avastas ka, et kõik need füüsilised haigused ja asjad, mis tal olid, need olid ära kadunud. Ja tema oli ka vabaks tehtud suitsetamisest, sigareti suitsetamisest. Ja ta kunagi ei tahtnud ühtegi sigarette peale selle, see isegi tulnud temale pähe, et suitsetada midagi peale selle. Ja siis Vend Hegen ütles, et see korporatiivne võidmine, kui inimesed tulevad sellisel määral Jumalat otsima ja nad on ühel nõul, et see on nii palju võimsam, kui et üks inimene teeb midagi. Ja ta ütles niiviisi, nüüd vaat see on see asi, mis paneb tõsiselt mõtlema meid kõiki. Vaata, mis ta ütles. Ta ütles, seal oli ainult üks kogudus, kus ma suutsin kunagi sinna paika viia sellise ühel nõul olekusse ja sellise ülistuse meelsusesse. Ta oli pastoril mitme koguduse, aga vist 4, kui ma ei eksi, aga ma mäletan. Aga ainult üks nendest ta suutis ja oli külalisjutlustaja mitmes kohas ka, aga selles ühes kohas ta suutis tuua nad sinna. Miks teised mitte? See on nagu tähendamissõna külvajast. 3, nad ei kuulatanud Jumalale. Jumal tahtis küll, aga nad ei kuulatanud. Üks kuulatus ja püsivusega ja õige südamega sai kätte ka. Halleluuja. Kes siin tahab olla tõesti püsiv ja hea südamega saame kõik kätte, mis Jumal tahab. See on, mis Jumal tahab. Ma usun seda, et Jumal teeb erilist asja teie südametes, teie eludes ja see on heade asjade algus. Ja see on huvitav asi, sest et ta ütles peale selle ka, issand ise ütles talle. Ta ütles niiviisi, et ta ütles Vend Hegenile kohe peale selle, ta ütles niiviisi, et kui sina teed, mis ma ütlen sulle teha, seal saab olema üks taastamine nendest asjadest, mis sa kogesid seal ennem. Ja mitte ainult taastamine nendest asjadest, aga see saab tulema mitmekordistatult juurde või suuremalt veel. Nüüd ma ei tea, see aeg veel ei ole jõudnud, aga see aeg võib jõuda. Halleluja. Jumal on suurem kui kõik ja Jumal võib meie poolt kosta ja teha ja see, ma olen põnevel üle selle tuleviku. Halleluja. Jumal nii armastagu igat ühte. Ütleme kõik koos, suurem on see, kes on minu sees, kui see, kes on maailmas. Suurem on see, kes on meie sees, kui see, kes on maailmas. Kui Jumal on mu poolt, kes saab mu vastu olla? Üks paneb 1000 jooksule, 2 paneb 10 000 jooksule ja terve kogudus ühendatud. Piire polegi. Ja isa, me täname sind selle eest. Me täname sind tõesti selle eest. Me täname sind iga üksiku eest, kes on siin, iga ühe eest. Ka nende ees, kellel on raskemaid aegu olnud, sellepärast meil on kõigil raskeid aegu olnud. Ei ole keegi meist, kes oleme kuidagi nii kergelt kruisnud läbi elu ja ei oleks nagu mingi raskust. Ei, meil kõigil on raskused olnud ja mõned väga rängad isegi. Isa, me täname sind selle eest, et sa oled meie poolt ja sa oled suurem ja sa oled vägevam ja sa oled see, kes põhjustad, et me saame võidu kätte, sest et me oleme võitnud läbi sinu, Jeesus. Me austame sind, kallis Jeesus. Meie päästja, meie võitja, meie päästja, meie issand. Isa, me kiidame sind selle eest Jeesuse kalli nimel. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Amen, amen, amen.